Minu selja taga on siin Tallinnas koha sisse võtnud meenutamaks seda kõik mehed, kes siis Tšernobõlis on teeninud, keda sinna väevõimuga saadeti. Eestist läks sinna kuskil umbes 4500 meest. No ega väga palju järele neist jäänud ei ole. Siin võib-olla 10 meest on tulnud seda päeva siia tähistama. Tšernobõli veteranid kogunevad igal aastal just sellel samal päeval 26. aprillil Vene kultuurikeskuse kõrval parki, meenutamaks seda keerulist perioodi, kui Nõukogude võim ajas mehed väevõimuga tuumajaama katastroofi tagajärgi likvideerima. Ja see on kõik siis tasu selle eest, et sa oma tervisega riskisid. Ja see on jah, mõni medal saime ikka. Kui palju neist siis praegu järgi on? Nüüd ma viimati lasin kontrollida nimekirju ja ma sain vastuseks Siseministeeriumilt, et meid on järgi 2225 meest. Ma ei taha öelda, et kõik on surnud üle, sest olid need segased ajad 90-ndad, siis paljud läksid ka Venemaale, Vene poisid. Sest neile lubati sealt palju ja nad läksid ära ja pärast nad seal midagi ei saanud, tahtsid tagasi ka enam ei lastud. Oota, kas see Tšernobõli kohta on ka märgesuu sees? Ei, seal on kõik kirjas. See ongi siin all. See ongi või? Siin on 9,926, ma ei tea, mis asi see on. 10 võis panna. Sul on üks lipakas puudu. Jaa, roosa lipakas. Kiirituse protsent oli, vaata, algul võis 20. Mul sihukest asja ei ole. Ma sain nii palju. Aga mis on kiirituse doos? Ei ole. Ei, see on väeosa number ju. Ei ole. Minu arust on see väeosa number. Väeosa number on siin. Eks need tervisehädad, mis sellises keskkonnas tööd tehes löövadki meestel nüüd kõige teravamalt välja. Omavalitsustest on vaid Tallinna linn mingil määral tervisekulutusi kompenseerimas. Teised omavalitsused seda ei tee. Te küsisite, et mis peale Tšernobõli ei võis olla mingi haigus või ei. No nii palju mulle meenub, et kui ma tagasi tulin, mul oli tükk aega ärevushäire sellest. Ärevuse? Jaa, ma rohtusi sain. Need andmed on olemas, et enesetapude arv oli Tšernobõli veteranide hulgas suurem kui, nagu öeldakse, Harju keskmine. Et see oli ikka, need 90. aastal olid paljudel meestel väga rasked. Nüüd on võib-olla natuke paremaks, aga ma ei ütleks, et see 290 €, mida meile riik praegu kord aastas annab, no see on ammu ajale jalga jäänud. Ma andsin reportile intervjuu, tema arvas, et see on kord kuus. Selline suur aastapäev nagu praegu on 40, võiks nagu rohkem tähelepanu olla. Ja riigi isadele, olge nii kenad mehed ja vaadake see toetuse asi üle, see on juba naeruväärne.